Tere, kallis kolleeg! Meil on valmis saanud uus maja Sillamäel, kuhu aprilli alguses kolivad Valkla ÖK kliendid. Ja tegelikult me plaanisime teid täna siia Sillamäele kutsuda, aga kuna me oleme koroonaküüsis, siis me peame teile tegema videoülevaate. Ja nüüd siit lähemegi. Kõigepealt see ilus suur ruum, ilusates mahedates värvitoonides on elutuba. Elutoas on siis meil väikene kööginurk, diivanid ja mis kõige lahedam on tegelikult see, et kui me nüüd vaatame neid aknaid, siis kõikide akende aknalaudadel on olemas selline pehme madrats. Et see on nagu Inglise filmis Mõisatel olid vanasti need aknaorvad, kus siis preilid said lugeda, nii et selline võimalus on meil olemas. Telekas on ka. Ja teleka kõrval asub nüüd suure klaasukse ja klaasaknaga ruum töötajale. Töötaja ruumi selles elutoas muul moel ei ole, kui ainult läbi klaasi ja see on just turvalisuse huvides. Ja enamuse aja sellest ajast loomulikult töötaja viibib koos klientidega elutoas ja nende eluruumides, aga kui on vaja minna teha arvutitööd või mingisugust muud sellist tegevust, siis töötaja istub seal klaasi taga, nii et tal on kogu see pilt ees. Nii, nüüd näitame ka seda köögiruumi, mis on meil väga lahedasti mõeldud ja väga lahedasti disainitud, et ma pööran tähelepanu siin nendele prügi sorteerimise kohtadele, kus siis tegelikult saab juba iga inimene panna õigesse kohta õige asja. Siis samamoodi turvalisuse mõttes ja see, et meie kliendid ei näpiks asju ega lõhuks ära, on meil siis ka köögiseadmed paigutatud lugustatud uste taha, mis on nagu väga hea moodus just selleks varjamiseks. Ja siin on ka siis külmkapp klientidele selleks otstarbeks, kui neil on vaja või neil tuuakse, pered toovad igasuguseid lisatoitaineid. Et muidu on olemas alumisel korrusel ka suurköök, aga kööginurga võimalus on olemas kõikides peredes. Nii, ja nüüd kui me siit edasi läheme, siis siin on nüüd kliendi magamistuba. Ja see magamistuba nüüd eristub meie tavalistest ööpäevaringsetest teenustest just selle poolest, et me oleme siin kasutanud sisse ehitatud mööblit, just seetõttu, et seda mööblit ei saaks paigast nihustada ja et see oleks turvaline ja kõva, et see on tehtud spetsiaalselt disainitud meie jaoks ja tehtud siis kasepuidust, et siia saab inimene panna oma riided, siin on siis laud ja riiulid. Ja samamoodi siin on nüüd võimalus siis panna juurde vajadusel öölambid, milles lugeda ja siin on veel selliseid asju. Siis nüüd, kui rääkida sellest magamistoa aknast, siis see on purunematust klaasist ja õhku saab lasta tuppa siis läbi sellise võre, nii et see võimalus on olemas ja need on praegu kõikidest sellistest materjalidest, mida siis ei õnnestu klientidel nagu õhkuda. Ja mis on veel siin väga lahe, on siin selline aknakate, mis on siis niimoodi liigutatav, et ei oleks mingisuguseid lisavidinaid. Nii. Nii, tualettruum on siis ka ilus värviline kollane, on siis WC, on dušinurk ja on ka kraanikausspeegliga, nii et väga privaatne. Et siia saab panna siis oma dušikeelid ja kõik muud asjad. Nii et sellel teenuse klientidel on eriti privaatne elamine. Nüüd, mis on siin veel teistmoodi, kuna tegemist on siis kohtumäärusega teenusega ja nagu me teame, on selle liikumine iseseisvalt, on inimeste liikumine piiratud, siis meil on suitsetamiseks koht, kus siis tegelikult inimene saab viibida nagu ta oleks väljas, aga tegelikult on see piiratud sellise turvalise võrega.
nii, et see on nüüd koht suitsetamiseks ja värske õhu võtmiseks, ilma et töötaja peaks kogu aeg juures olema. Ja siit on näha ka nüüd aed, mis jääb siis maja tahaõue ja praeguseks on siia juba rajatud sisse kõnniteed. Ei ole veel muid atraktsioone ja selliseid kiikusid ei ole ja seal tagaosas siis piirneb see aed siis nagu sellise ilusa lippidest aiaga ja külgede pealt on siis on võrkaed kõrge 4-meetrine. Mis on nüüd selle teenuse puhul, mida me ootame? Me ootame, et see teenuse kvaliteet muutuks totaalselt, kuna keskkond on niivõrd soodustav. Keskkond on selline, kus inimene tegelikult saab elada pereelu, saab tunnetada seda, mis on elada väikeses grupis, saab tunnetada seda, et ta on keegi, tema jaoks on inimesed olemas, ta tähendab midagi. Ja see on kõige tähtsam asi nii-öelda selle kohtumäärusega teenuse juures, et inimene saaks tagasi nagu selle oma mina sisse. Et siin majas nüüd hakkavad meil elama valdavalt vaimupuudega ja autismispektri häiretega kliendid, mis siis Valkast tulevad.